tere, oleme paganakitas 4.13 ja see, see ütleb meile niimoodi. Vastavalt siis 3 materiaalse looduse loomusele ja vastavalt sellele tööle, mis on nende loomustega seotud, jaguneb inimühiskond 4-ks. 4 inimühiskonna jagunemist on minu poolt loodud, Jumala poolt loodud. Ja kuigi ma olen selle süsteemi looja, peaksid sa teadma, mina olen see, kes ei tee, olles muutmatu, nii ütleb Jumal Krishnas. Jumal on kõige looja, kõik on temast sündinud, kõik on tema poolt hoitud, tema vaatab, et see süsteem toimiks ja kõik pärast oma lõppemist puhkab temas. Seetõttu on temaga 4 inimühiskonna 4 jagunemise inimühiskonna süsteemis. Tema on ka nende looja. Alustades siis tarkade inimestega. Neid kutsutakse preestriteks. Seetõttu nemad on headuses. Järgmine on siis need, kes viivad käske täide. Neid kutsutakse ksatriateks, ehk siis sõdalased. Seetõttu, et nemad on siis kires. Ja siis on veel need käsitöölised, neid kutsutakse vaisjad. Seal on segi siis kirg ja teadmatus. Ja siis on sudrad, töölised, lihttöölised. Need, kes on siis rumalas loomuses. Ja vaatame sellele, et Jumal lõi need 4 inimühiskonna olekut. Jumal Krishna ei kuulu ühtegi nendest, kuna tema ei ole nende tingimuslike hingede määratlusele. Siis ta ei ole üks nendest inimühiskonna osadest, ta ei kuulu ühtegi nendest sektsioonidest. Inimühiskond on sarnane ükskõik millisele loomade ühiskonnale. Aga selleks, et tõsta inimesi loomastaatusest, need ülalnimetatud jagunemised on Jumala poolt loodud selleks, et inimesed saaksid süstemaatiliselt ja järjepidevalt harjutada Krishna teadvust. Tendents, et miks mõni inimene teeb mingisugust tööd, see on määratud siis materiaalse maailma loomuste poolt, looduse poolt, see, mis see inimene on saavutanud, mis tal on praegu. Ja näiteks keegi teeb mingisugust tööd seetõttu, et tal on sellised kvaliteedid või sellised loomused, mis ta on saanud teha. Sellised elu nähtused. Vastavalt siis materiaalse looduse erinevatele loomustele, erinevatele olekutele. Neid kirjeldab siis 18. peatükk siin raamatus, me oleme 4. peatükk. Ja inimene, kes on Krishna teaduses, siiski tema on kõrgemal isegi kui preestrid. Kuigi preestrid oma kvaliteedi, oma oleku poolest peaksid teadma siis Jumalat kõrgemat absoluutset tõde. Enamik neist siiski läheneb ainult
mitteisikусele Jumalale. Ehk siis Jumala loomingule ja Jumala Krishna loomingule. Aga inimene, kes tõuseb ülespoole, siis saab sellest süsteemist välja, tõuseb ülespoole siis preestri piiratud teadmistest ja jõuab teadmiseni Jumalast, Jumal pühast, Jumal Krishnast. Temast saab inimene siis Krishna teaduses teisisõnu Vaisnava. Krishna teadvus sisaldab endas teadmisi kõikidest erinevatest Krishna ilmumisest näiteks. Neid nimetatakse Rama, Nrsimha, Varaha ja teised, Krishna avatarid, Jumal Krishna ilmumised. Ja kuna Jumal on siis transcendentaalne selle süsteemi suhtes, tähendab inimühiskonna 4 jagunemise suhtes, siis inimene, kes on Krishna teadvuses, on samuti transcendentaalne nende inimühiskonna jagunemise suhtes, ta on üle nendest. Ükskõik siis, kas me räägime siis jagunemisest inimühiskonna kui kommuunist, ka selle suhtes, rahvuse suhtes või liigi suhtes. Et see on Krishna teaduses, see, kes on Krishna teaduses, on transcendentaalne nende süsteemi suhtes ja ta on neist üle selle suhtes. Ta usub Jumalasse ja soovib temaga kohtuda ja on temaga kohtunud ja teab selle kohta. Et see oli siis Bhagavad Gita 4.13.